Tere tulemast tagasi siia Global Productionsi stuudiosse Jälgimäel Tallinna külje all ja helirežissöör just taamalt viipab, et võib jätkata rääkimist, kõik on kunnossa. Ja mul on hea meel täna rääkida ei milleski muust kui, ma ei tea, Janek, kas ma liialdan, kui ma ütlen ikoonilisest Rakvere ööjooksust. Ehk sündmuse... Liialdada võin, jah. Et see on ju meie saade, eks, et me oma üritusi tutvustame ja tegelikult küll, jah, Eesti ööjooks Rakveres on sündmuse ametlik nimetus, aga paljude jaoks on ta ikkagi Rakvere ööjooks olnud aastast 2011. Üllatus, sel aastal juba 14. korda, uskumatu, klubi on meil 15 aasta vanune. Ja tuletan meelde, et ööjooksu, kes veel ei teadnud, pidime kunagi Rakveres tegema ainult ühe korra. Tutvustava üritusena siis järgmisel aastal järgnema pidanud Eesti maratoni nimelise sündmusele, mida siis ei tulnudki. Sest ööjooks võeti vaatamata sellele, et me ämbrid kolistasime esimene korraldusaasta suhteliselt hästi vastu ja sealt maalt siis ülejäänud on ajalugu. Asusime ühte ja sama formaati siis edasi arendama ja toimetama. Aga mul on kaks head külalist. Ühte juba nimepidi puudutasin, on Janek Oblikas, on maraton100.com või maraton100 portaali eestvedaja, omanik, entusiast ja sinna vist koondub kogu tervisespordi tulemuste analüütika, võistlused, uudised. Et kui sa jooksu kohta midagi tahad teada, kuhu sa ikka lähed, kui mitte maraton100.com peal, on nii või? Just, me oleme maailma suurim eestikeelne harrastusspordiveeb. Aigu hea. Maailma suurim eestikeelne harrastusspordiveeb. Ja teine äge inimene mul siin on Mari-Liis Sepper, kes on Neptunas Eesti, meie joogipartneri, väga hea koostööpartneri toetaja esindaja. Ja me oleme Mari-Liis teinud vist Neptunasega, ütlen siis valetan, aga pakun 7-8 aastat väga tihedat koostööd, pigem sinna 8 poole. Ja suur tänu, et leidsid aja, tulid saatesse ja enne kui paneme liikuma, siis tutvustangi, et meil täna on 2 põhiteemat. Üks on Rakvere ööjooks, mida sellest aastast oodata. Toimub ta ju 1. juunil lastekaitsepäeval kella 10 stardiga õhtul Rakverest, ei kusagilt mujalt, väge täis linnast. Ja teine teema, mida kindlasti puudutame, on sel aastal taaskord loodud meie klubi poolt siis liikumissari, mis kannab nimetust Linna džungel. Et kunagi meil oli ka Virumaa kolmikürituse nimeline sari aastatel 2012, 13 sinna kanti. 2-3 aastat siis tundus, et energia võiks saada suunatud mujale. Aga nüüd taaskord tundsime 10 üritust 5 erinevas omavalitsuses läbi viies, et on õige aeg üks sari jälle käima panna ja sellest, mida siis sari pakub ja millest koosneb, räägime juba pärast minutilist klippi. Nii et tuletame meelde, kuidas kulges Rakvere ööjooks eelmisel aastal 2023. Pilgud ekraanile. No nii, oleme tagasi, klipp on vaadatud ja nii nagu traditsioonid ette näevad, siis duubel 1, võtte 1, lähme sõitma. Janek, maraton100 ja mulle tundub, et maraton100 on 100-aastane. Et me oleme ise klubina 15 aastat vanad ja nii palju kui mina mäletan ja me selle tervisespordi arendamisega oleme tegelenud, siis maraton100 on alati kajastanud, alati olnud olemas, toetanud ka teavitusega, jaganud infot ja eks siin algusaastatel meiegi käisime just sinu portaali kaudu tutvumas sellega, mida teised teevad. Nüüd juba ammu ei jõua, aga siis oli see kindlasti meile hindamatuks abimeheks. Paari sõnaga tee kuulajatele, vaatajatele, kes pole sinust veel kuulnud, kui neid juhtub, on ju tervisespordi maastikul. Tee selgeks, millega tegelete ja kuidas teil üldse läheb? Ma ise olen 100-aastane, et maraton100 ei ole veel päris 100-aastane, aga
aga Maraton 100 on siis jah, Eesti suurim harrastusspordi veeb ja lisaks sellele, et me räägime erinevatest üritustest, et meil on Eesti suurim ja parim kalender ja saab vaadata tulemusi ja hinnata jooksuüritusi, siis me ju tegelikult korraldame ka erinevaid liikumisüritusi ja sündmusi, et alles siin nädalapäevad tagasi oli Eesti esimene Lavran, mis läks väga ägedalt ja edukalt ja nüüd aprillikuus. Kus see toimus, küsin vahele? See toimus Tallinnas Järvemetsa kergliiklusteel. Ehk tõeliselt mõnusas kohas, kus metsa vahel kulgeb täiesti asfaltkattega liikumisrada. Et sa liigud küll nagu linna tänaval, aga samal ajal sa oled ikkagi täiesti metsa sees, et suured puud ümbritsevad sind, et väga mõnus koht selliste ürituste korraldamiseks. Ja nüüd aprillikuus on tulemas Janeki maraton, mida me siis juba 5. korda viime läbi ja kus siis on, mille võib-olla eripäraks on see, et meil on Eesti kõige suurem medal on üritusel, et kui veel ei ole, siis tulge ja noppige see Eesti kõige ilusam ja suurim medal ära. Kas teie medalite disainist on palju räägitud ja olete minu arust võitnud ka ju auhindu just selle kujunduse poole pealt? Kas ma mäletan õigesti, kas teie enda perepoeg on disainer, kes vist õpib kuskil kaugel maal disaini värki ja teab täpselt, mida isale on vaja? Jah, vanem poeg on lõpetanud Hollandis moedisaini eriala ja elab ja töötab seal maal ja tema ongi enamus meie medalite disaini taga. Ehk aga ma ütleks niimoodi, et nagu sa isegi tead, et medal on tegelikult ju selline koostöös sündiv asi, et kõigepealt sa kuulad ja vaatad, mida nagu osavõtjad tahavad ja ootavad mõtted selle peale, mida sa ise tahad öelda ja siis tuleb ka see disain lõpuks mängu, et see koostöö kindlasti nagu oma pereliikmete vahel on alati kõige kergem ja parem, et mõistetakse teineteist nagu ilma sõnadeta, et seepärast ka võib-olla need medalid on nii head, nagu nad on. Kui sa peaksid iseloomustama nüüd natukene kõrvalt vaadates ja meiega ühte või teistmoodi kogu aeg sina peal olles Rakvere ööjooksu arengut, et kuidas ja mil moel sa selle kokku võtaksid? Tulid tüübid, hakkasid Rakveres midagi tegema suure entusiasmiga ja nüüd kogu aeg iga aasta me oleme nagu jätku pakkunud, eks, et COVID on vahele tulnud, me oleme ikka tagasi naasnud, et kuidas sina seda asja näed? Püüa nüüd kirjeldada, kui ma saan sulle sõnu suhu panna või suunised anda, et sina, kes valdad tohutult palju igasugust datat, et sinu kätte on koondunud kogu statistika, mis on nagu liikumisharrastust puudutab Eestis, et kuhu me paigutume, kuidas sa meid hindad näed ja see ei pea olema kuidagi kiitev, et täitsa siuke analüütiline lähenemine, et milline on meie nišš, millist auku me täidame, et nüüd on hästi palju küsimusi tuli on ju siia, aga just sinu nägemus. Palju meil aega oli? Natukene on. Mis mulle tegelikult jubedalt meeldib ja vahet ei ole, kas ma räägin ööjooksust või millegist muust, et kui asjadele lähenetakse teistmoodi. Ehk sõnast mõttes, et ei olda nagu selles vanas kontseptsioonis ja vanas idees kinni, vaid tehakse midagi hoopis teistmoodi, et saab ka niimoodi teha. Ja mida ööjooks tegelikult tegi, kui esimene ööjooks Eestis toimus, siis korraldati midagi sellist, mida Eestis varem ei olnud tehtud. Okei, nagu sa alguses ütlesid, et ka kollisesid panged nii-öelda korralikult ja küll osavõtjad kurtsid, et kuidas ma pimedas jooksen ja tänavas on augud ja teed on, ma ei tea, asfalteerimata ja mida kõike veel öeldi, eks ju. Siis tänaseks ma ütleks niimoodi on ikkagi ööjooksud ja mitte ainult ööjooksud, vaid ka teised üritused, mida sa korraldad oma tiimiga ju kindel osa Eesti jooksukalendrist. Ehk võib-olla seal seda raputamist või raputamise efekti on nagu juba vähem aastal 2024, aga ma arvan, et see erisus või see omapära on ikkagi säilinud siiamaani, et palju neid ööjooksusid siis Eestis korraldatakse. Või kui me võtame mõne teise ürituse, siis kas või Võsu südasuve challenge'ki või Tallinna challenge, kus on tegelikult, ta ei ole päris eraldi stardist, aga siiski jooksjad lähetatakse rajale ja väikeste gruppidena. Et jällegi see on nagu üks idee ja kontseptsioon, mida teised ei ole nagu kasutusele võtnud, et
jällegi midagi on teistmoodi, midagi värsket. Noh, sa proovid ja vaatad, kas asi töötab, kui töötab, väga hea, kui ei tööta, siis teeme teisiti. Selles mõttes just see ideede, uute ideede rohkus ja värskus on see, mis mulle nagu meeldib. Aga kui ma vaatan nagu tervikuna, et milline on nagu ööjooksu roll võib-olla Eesti inimeste liikuma panemisel, siis summa summarum me võime ju jagada inimesed kaheks, et on nagu need inimesed, kellel nii-öelda soontes voolab jooksuveri, et kes on sellised DNA-s sees. Jah, kes on tõsised harrastussportlased, käisid 12-aastases saadik kergejõustiku trennis ja Cooperi testis lõid kõik koolirekordid. Ehk need on need inimesed, kes jooksevad nagu tulemuste nimel. Ja siis on see ülejäänud 99% Eesti inimestest, kes liiguvad nagu liikumisrõõmu pärast. Ja nende jaoks ongi nagu selline, ma ütleks, meelelahutuslik lähenemine oluline. Ja mul on selles mõttes hea näide tuua, et minu oma poeg osales eelmine aasta ühel Eesti jooksuüritusel. Ja ma ei ole, kuigi ma ise olen jooksnud 20 aastat, ma ei ole sundinud oma perekonnas ühtegi inimest nagu liikuma. Ja see üritus, millest ta osa võttis, oli Tallinnas toimunud ööjooks, ülemist ööjooks. Ja ma küsisin, et miks ta nagu sinna läks ja ta rääkis, et jah, natukene teistmoodi selle asi, et seal oli seda meelelahutus, see toimus õhtu, seal oli kellasid, vilesid, tulesid, helisid. Aga küsin vahele, mõjutas teda siis kas keegi tuttav, sõber, mingisugune reklaam, sisemine kutse või oli mugav, kodulähedane? Päris nii põhjaliku turu-uuringut ma ei teinud, et kus ta nagu selle algse info sai, aga ma ikkagi arvan, et ta nägi Maraton 100 veebile reklaami kõigepealt. Okay. Ja siis sealt tekkis see idee, näed linna lähedal kohe siin samas, et pole nagu kaugele minna ja saad nagu elamuse kätte ja saad nagu liikuda ka. Olgu see nüüd ka vahele öeldud, maraton100.com, jah, sinna saab reklaami osta. Pöörduge Janek @ Ja veel on saadaval mõned head kohad. Veel on mõned viimased kohad on saadaval. Tõesti väga hea koostööpartneri ja katab, ma usun, kogu selle tervisespordi maastikku. Jah, aga kui me veel mõtleme selle ööjooksu rolli peale, et vahepeal siin tõesti oli kogu see koroonajama, kui nii võib öelda, et see tegi, ma ütleks nii, et tegi korraliku karuteene kõikidele rahvaspordiürituste korraldajatele, et tegelikult ju lõigati kõik need niidid läbi, mis sidusid nagu ikkagi inimesi ja spordiürituste või liikumisürituste korraldajad oma vahel. Et kui ikkagi aastat paar ei korraldata klassikalisi liikumisüritusi, siis inimestes kaob see harjumus ära, et nad mõtlevad, et miks ma pean üldse sinna liikumisüritusele või jooksule minema. Et ma jooksen niisama metsa vahele, aga samamoodi sa võid ju vaadata filme telekast oma tillukese ekraani pealt või mobiiltelefonist. Aga sa lähed kinno ja sa saad hoopis teise elamuse. Et kogu see koroonajama nagu ikkagi raputas seda valdkonda korralikult ja lõi nagu põhja alt ära ja ma ütleks niimoodi, et mingil määral oli see ka selline positiivne raputus. Ehk tasapisi on nagu see Eesti jooksukalender ka muutunud ja järgi, ma ei saa öelda, et järgi on jäänud, see jätaks mulje nagu kole palju üritusi on kadunud. Tegelikult ei ole palju üritusi kadunud. Mingi muutus toimub. Aga muutus toimub, et turul on sõnast mõttes ruumi teistsugustele liikumisüritustele ja on tulnud kalendrisse ka selliseid asju, mida varem ei tehtud, mida ennem koroonaaega ei tehtud. Mulle kuidagi tundub siin katkestas, et parandamine, sul on see statistika olemas, et peale Covidist välja tulles võitsid osalejates just väiksemad korraldajad või siuksed lokaalsemad korraldajad, kus kas siis osaleja tundis ennast kuidagi turvalisemalt, kindlamini, et oli lihtsam mugavam tulla või lihtsalt taheti uudsust, et suurtel käidud juba küll, 5 korda ööjooksul mingit siukest topeltvaud enam ei tule, et kõik on siukene vana hea. Et kas ma olen õigel teel või see on nii ja naa? No ütleme nii, et jah, kui sa korraldad üritust kohas, kus on üks bussipeatus ja üks kauplus ja üks bensiinijaam sisuliselt, siis
sa ei peagi midagi enamat tegema, kui sa paned selle plakati sinna bussipeatusse välja ja kõik inimesed teavad nii või teisiti sellest, kõik inimesed tulevad nii või teisiti kohale, kes liiguvad, sest et mida sa ikka teed. Kes võiksid tulla. Ja kes võiksid tulla. Ja neid tõesti võib-olla kogu see koroonakriis ja sellele järgnenud muud jamad nagu nii palju ei mõjutanud. Et kes just see, et nagu suurem hoobi saidki nagu suuremad korraldajad. Aga mulle tundub, et jällegi nüüd me oleme jõudnud nagu sinna hetke, kui ninad on jälle korralikult vee peale saadud tegelikult. Ja ma arvan tõesti, et see aasta tuleb liikumisürituste korraldajatele hea aasta. Kõik märgid näitavad seda, kõige parem märk on tegelikult juba see, et lumi on sulanud märtsi algusest alates, et mis saaks nagu parim reklaam jooksuüritustele olla. Ja see soe kevad on toonud inimesed jooksma tänavatele. Ma arvan, enne kui Mari-Liisile sõna annan, et võib-olla kuulajal, vaatajal on hea teada numbriliselt Rakvere ööjooksu näitel, mida tähendas COVID liikumisharrastuse sündmuse korraldajale. 2016, alustame siis pikemalt, 2011 esimene aasta 2200 osalejat, 2012 teine aasta 6300 osalejat Rakveres. Järgmine aasta ehk kolmas aasta juba üle 8000 osaleja. Aastatel 2016 kuni 2019 ehk 4 järjestikusel aastal kuni 2019 üle 8000 osaleja igal aastal enam kui 20 riigist. Siis tuli COVID. 2020 ainus kord, kus Rakvere ööjooks oli sunnitud tegema virtuaalset võistlust, virtuaalset sündmust, seetõttu, et olid osalemispiirangud, 2000 inimest välja üritustel, meil oli tolleks ajaks juba üle 4000 osaleja stardiprotokollis kirjas. Tegime virtuaalselt 2021 2500 osalejat. See oli nüüd aasta, kus väga paljud korraldajad, suured korraldajad üldse ei teinud sündmusi. No ei tasunud ära, ei olnud mõtet, riskid nii suured, kogu aeg punased lained tulid ja rohelist paistis väga harva, et see COVID on juba nagu meelest läinud, eks. Et kui hull tegelikult oli kultuuri- ja spordiürituste korraldajatel, no ettevõtjatele loomulikult ka selge see. Ja 2021, 2500 osalejat, järgmine aasta 3200 ja nüüd möödunud aasta 4300. Et see madal tasapind, kus me ära käisime ikkagi 8000 pealt, 2500 peale olukorras, kus enamus kulusid on meil sõltumata osalejate hulgast. See oli röögatu. Ja ma isegi ei oska tagantjärgi öelda, kas oli hea otsus, et me reaalselt sündmust tegime või mitte, aga me tegime ja selle võrra võib siis öelda, et me oleme nagu seesmiselt tugevamad, on ju, et kuidagi oled nagu neid laineid vallutanud. Sama nagu ülemist ööjooksu 2020, COVID, kõik sündmused jäid ära, startisime ülemist ees esimene aasta maskis. Kõik osalejad maskis, et igasugust trianglit on ju, et saaks liikuma. Aga tagantjärgi jällegi tulevad uuemad, raskemad ajad ja kunagi nad mingil moel ikka tulevad, siis ma usun, et me oleme selle võrra jälle karastunumad, et nii on. Et see madal seis, kus me ära käisime, on ikkagi väga hull olnud. Aga Mari-Liis, Neptunas 7-8 aastat, pigem 8 aastat koostööd. Me alustasime 1-2 sündmusest, kus teie väga tugevalt panite meile õla alla, võimaldasite teha, nii et joogipunktides meil on üks rikkalikumaid valikuid. Meil küll ei ole spordijooki meie valikus, aga te saate vett, saate mahla, saate koolalaksu, kes tahab sükest magusat, mõnusat, tihtipeale jooksjad seda väga tahavad. Ja nüüd meil on ju 10 sündmust. Mis on võimaldanud teil meiega jätkuvalt kaasas käia? Miks Neptunase suurune ettevõte, tegelikult taustaks on ju Coca-Cola kompanii, eks, peaks tahtma ühte lokaalset ettevõtmist toetada Eestis väikesel turul sellises mahus? No kui Neptunasest päris alguses rääkida, siis see bränd on 25 aastat vana tegelikult ja ta on Leedust pärit Vareinasest. Väike kohalik koht metsa vahel, vett villitakse. Et kui ta siis kuulub Coca-Cola portfelli aastast 2016 umbes. Ja miks me lööme kaasa sellise ürituste sarjaga? Me proovime igas, me oleme Baltikumis, Eestis, Lätis, Leedus, et proovime siis igast riigist leida sellise ürituste sarja, mis ei oleks, ütleme, võib-olla väga traditsiooniline, sellepärast, et kui Neptunas alguse sai, siis ta oligi tegelikult mõeldud selline
aktiivsele inimesele, pigem võib-olla pooldab sellist natuke ekstreemsemat sporti, väga julge, et me tahtsime tegelikult seda joont hoida ja Rakvere ööjooks ja kogu see ööjooksu kontseptsioon tegelikult meie jaoks on nagu rusikas silmaauku, ütleme niimoodi. Sa panid tähele, et meie joogivalik ei ole juhuslik siin laua peal, eks? Hästi tehtud. Ma ei saanud lubada endale ju piip, mingisuguse teise ettevõtte vett siia lauale panna. Aitäh. Vabandust, ma katkestasin siin. Aga jah, et ööjooksuga, et miks me koostööd teeme, et Janek väga palju häid asju tõi juba välja, et tegelikult võib-olla need jooksud kahte kategooriasse, aga need on traditsioonilised, mis on kogu aeg sama rada, sama teema, või siis on ööjooks, mis on alati sellised üllatusi täis, et teie tiimiga on ka hea koostööd teha, et sa tead, et iga aasta, kui me need plaanid uuesti ette võtame, alati on midagi uut, alati on midagi natukene ekstreemset, alati on sellised üllatusmomendid nende jooksude juures, mis kinnitab meile, et me oleme koos selles mõttes õigel teel ja meile nagu väga meeldib. Meie tiimile väga meeldib nendest jooksudest osa võtta. Et kui Rakverest rääkida, siis esiteks see, et sa jooksed õhtul, sa jooksed pimedas, kogu see linna melu, kõik need inimesed, kes sul seal raja kõrval kaasa elavad, eks ju, et kes on välja tulnud seal oma perega, sõpradega, elavad sulle kaasa. Olgem ausad, mina Rakvere fännina pean ka tõdema, et aastal 2024 on Rakvere linn natukene rohkem valgustatud, natukene paremat asfaltit on pandud, kui oli aastal 2010 või 2011, eks, et mõni auk on ikka vähem ja mõni tänavalõik on leedidega ilusti ära valgustatud. Aga see kõik on progress ja selles mõttes, et eks see natukene ekstreemsem olgus, see on ka südame lähedal, eks, et kui sa teed selle nagu aastast aastasse kaasa, sa elad sellele jooksul nagu väga heas mõttes kaasa. Nii et need tunnusega me oleme küll õnnelikud, et me teiega koos oleme. Seda on hea kuulda. Janek, võib-olla sulle kui kaaskorraldajale see, mis Mari-Liisi jutust läbi kumas, et uuendustele avatud, midagi natuke teistmoodi. Sina korraldajana tead, me jagame, ma arvan, seda dilemmat, et kui palju siis võib ühte sündmust arendada. Et me ka kogu aeg on janu, me tahaks teha, meil on huvitav, põnev on ise, eks, et uusi sündmusi luua uutesse keskkondadesse, olemasolevat natukene tuunida, teha osaleja jaoks midagi ägedamaks. Aga kuskil on piir, kas siis eelarveine piir või mingis muus mõttes piir. Aga osale tahaks kogu aeg nagu seda vaud nagu saada 20% järgmine aasta rohkem. Et me oleme ise nagu naljatlemisi mõelnud meeskonnas, et see on kõik inimlik, see on arusaadav, aga et me ei suuda iga aasta teha 20% suuremat medalit, 20% toekamat kinkekotti, 20% rohkem esinejaid igal aastal kuhjata või teha midagi veel ja veel ja veel. Et mida ja kui palju üldse on võimalik muuta, arendada ja kas kuskil on piir, kus võib öelda, et sündmus on nagu paratamatult valmis, küps? No, selles mõttes see on väga küsimus, et kui me vaatame, mis nagu ümberringi toimunud on, et tegelikult üks jama on ja ajanud teist taga viimased 2-3 aastat. Et mida me ise oleme nagu pidanud tegema, me oleme ise pidanud nagu kole palju muutuma selle aja jooksul. Ja tegelikult üritused käivad ju sama jalga pidi, et üritused peavad ka muutuma, et kui sa rääkisid nagu sellest, et ülemist ööjooks oli vaja inimesed panid maskid ette. Ma mäletan seda aega väga hästi, kui käisin Helsingis ka maratoni jooksmas ja piir oli kinni nagu tol hetkel. Ja minu ainukene võimalus pääseda Helsingisse maratoni jooksma oli presenteerida ennast ajakirjanikuna. Nüüd COVID-i ajal? COVID-i ajal ja siis ma hankisin kutse peakorraldajalt ja piirivalvur, ma ei tea, kas soomlased ka vaatavad seda. Piirivalvur küsis mu käest, et te olete siin kajastamas üritust, et ega te ometigi jooksma ei lähe sinna. Ja ma ütlesin jah, et loomulikult ma kajastan üritust. Kusjuures sina midagi ju valesti ei öelnud, Maraton 100 ju raudselt ka kajastas seda. Ma olen Eesti parim jooksuajakirjanik, et olgem ausad ja täpselt. Aga selles mõttes, et ja lisaks sellele kõigele, mis nagu ümberringi toimub, siis ju tegelikult ka inimesed muutuvad. Ehk kõik need uued põlvkonnad varsti saavad juba tähestikus need tähed otsa, et millega need, ma ei tea, X, Z ja Y põlvkonnad ja ma ei teagi, mis see kõige viimane põlvkond, kuidas seda nimetatakse. Et siis nende ootused ka muutuvad kogu aeg tegelikult. Ja ka üritused peavad sellega kaasas käima, et see on paratamatu.
aga jah, loomulikult sa ei saa nagu iga aasta teha järjest suuremat medalit ja pakkuda järjest suuremat kingikotti selle finišis, et noh, kusagil on nagu piir. Et võib-olla ühel hetkel ongi nagu vaja teisele poole astuda, et tehagi väiksemaid ja väiksemaid medaleid, et siin oli hea näide oli üks Šotimaa või jah, Šotimaal toimunud jooksuüritus, mis nüüd mõni nädal tagasi toimus ja kus oli medalid ei valminud õigeaegselt, sest nagu me teame, hutid või kuidas neid nimetatakse, ründavad neid kaubalaevu, mis Hiinast ja Euroopasse tulevad ja tekkis probleem, et medalid ei jõudnud kohale. Ja siis sealne üks pagaritöökoda siis küpsetas küpsis, et medalikujulised kõikidele osavõtjatele, et olidki nagu söödavad medalid. Ja väga hea näide sellest, et läks peale küll ja kõik tegid pilte, said nagu meeletult palju sellist head publicityt peale seda üritust ja noh, loomulikult kõik said oma medalid ka veel pärast hiljem kätte. Aga et noh, see areng ei pruugi alati tähendada seda, et sa teed suuremaid, et see võib tähendada ka, ma ei tea, sammusid näiteks noh, jätkusuutlikkuse suunas, et mõeldagi selle peale, et kuidas teha vähem, aga rohkem. Võib-olla see ongi, et selline hea üle minna Mari-Liisi peale, et see jätkusuutlikkuse teema, et kas te tunnete ise kahekesi ka Mari-Liisist alustan, et me oleme nagu ühiskonnas jõudnud juba sinnamaale, kus me võib-olla neid sisemisi motivaatoreid hindame natukene rohkem kui välimisi. Ehk kui me alustasime kunagi võib-olla 15 aastat tagasi, oli suurepärase toetaja Viking Line'i kinkekaart reisiks Soome, oli Rakveres, oli meeletu argument. Inimesed tulid osalema selle tõttu, et sai Soome tasuta. Ja see on kindlasti ka argument paljudele tänapäeval, sest see on äge, kihvt, aga ma arvan, et selle nii-öelda mitte elujõu, vaid siis elukvaliteedi tõusuga on see võib-olla see väärtused natukene alles, inimesed on suutelised seda ise endale soetama ilma liigselt selle tähelepanu pööramata. Ja sama on kõik see medalite teema ja muu ja ööjooksu puhul ka särk kindlasti, mis sisaldub põhipaketis. Et suureneb ju aina rohkem inimeste hulk, kes ütlevad, et medalit ei taha, särki pole vaja, mul on need 20 tükki, kõik loogiline, kõik õige. Meie puhul ta lihtsalt on osa sellest formaadist, et ta ei ole mitte mingisugune luksuspakett, vaid ta on osa sellest emotsioonist, mida me oleme loonud ja tahame jätkuvalt pakkuda. Kui seda särki seal ei ole, siis on ka see emotsioon hoopis teissugune. Aga kuna aeg muutub ja ka selle aastal esimest korda ei tee ükski ööjooks näiteks ilutulestikku, mis on olnud meie kaubamärk stardis, just seetõttu, et see kuidagi siuke nagu pahameel on nagu kerkinud selles suhtes, et küll on loomad ja küll on asjad ja kõik on arusaadav ja mürareostus. Aga et väga raske oli sellest nagu lahti lasta, sest ta oli väga meie oma, et ta kuulus meie kaubamärgi juurde. Ja võib-olla me oleme 3 aasta pärast seal, kus me tõesti, me ei toodagi seda särki enam võistluse jaoks, me ütleme, et meil on dress code. Mari-Liis, meil on sel aastal dress code roheline Rakveres ja punane Tallinnas Ülemiste Cities. Ja inimene tuleb oma 3 aastat vana spordisärgiga, mis talle väga meeldib, juhtumisi on seda värvi ja paneb selle selga ja on kõik happy'd, on ju. On meil koridor ühte värvi ja on kulu väiksem ja jalajälg väiksem. Et kas see võiks olla see suund, kuhu me liigume või kuidas seda asja näete? Ma arvan, et kui rääkida nüüd sellest uuemast, nooremast põlvkonnast ja pealekasvust, siis jätkusuutlikkus ja väikesem jalajälg spordiürituste puhul on, ma arvan, väga oluline sõna siin. Et kõik, mis sa selle spordiürituse raames endale saad, et see oleks taaskasutatav, kõik, mis sellest üritusest maha jääb, et see oleks taaskasutatav, et võimalikult vähe siis tekitada seda sellist liigset. Et ma arvan, et see tegelikult on küll asi, mis kõnetab eriti nooremaid, sellepärast, et nende väärtushinnangud on teistmoodi võib-olla kui meie või meie vanemate. Lihtsalt ajad on sellised. Et asju tahetakse vähem, on ju. Vanasti oli see, et tasuta asju, mis kaasnesid osalemisega, oli väga äge saada. See mõjus isegi paremini kui võib-olla soodustus, aga et tänapäeval see vajadus on nagu läinud väiksemaks. Jah, et vähem asju ja rohkem tähendusega, ma ütleks niipidi. Aga kui sa mainisid seda, tule oma teesärgiga, et sul on dress code, see tegelikult võib olla midagi nagu päris fun, et iga inimene tuleb oma
oma ideedega, mis tema jaoks siis see punane värv tähendab, et siis ma arvan, et seal jooksurajal võib selles mõttes olla. No paratamatult, ega me isegi ülemiste ööjooksu mõtlema asudes, me tegelikult nüüd on juba 5 aastat, 6 aastat möödas, me oleme kogu aeg toimetanud teadmises, et kunagi me läbime heal juhul Rail Balticu terminali on ju selle jooksuga, et meil on kogu aeg see mõte nagu ees ja samuti kõikides valdkondades me peame nagu ette mõtlema, mis on need võimalused, ükskõik kui absurdsed need sel arutelu hetkel ka ei tunduks. Aga suur korporatsioon maailma üks tuntumaid brände on ju, et rääkides siis Coca-Colast ja Neptunasest loomulikult selle osana, te ise ju oma jalajälge vähendate ka kogu aeg, te mõtlete tegeleda sellega, ma kujutan ette hommikust õhtuni teatud inimesed, eks, et küll ma olen kuulnud, et on läinud plastiku osakaal pudelis 20% väiksemaks, küll on suhkrusisaldus väiksemaks, kõik need asjad, mis tänapäeva kaasas käivad. Mis need uued väljakutsed teid veel ees ootavad? No tegelikult ongi, mis eriti minu laualt ja ütleme kogu ettevõtte tegevuse juures teemad, mis on tulnud, ongi jätkusuutlikkus, pakend, tervis, suhkur, üldse, mis seal toote sees on, et need on sellised igapäevased teemad, nagu sa juba ütlesid. Neptunase puhul nüüd konkreetsemalt, kuna ta on Leedus seal kohalikus kogukonnas väga tuntud bränd ja selle kogukonnaga väga hästi seotud, siis vee tootmise juures on väga oluline selle vee tarbimise võimalikult vähe kulutat vett, et pudeldada siis vett nii-öelda, et see on meie jaoks kindlasti prioriteet. Süsinikuneutraalne tootmine, sinna suunas oleme teel. Korgid jäävad sul juba külge, on ju tänapäeva siukene ootusnõue. Korgid jäävad külge, selle aasta juulist peavad olema kõikidel pudelitel korgis küljes. Et Eestis on, ja Baltikumis üldse on ju pandipakendisüsteem on nüüd igal pool. Läti oli viimane, kes liitus, Eesti on olnud kõige esimene 2005. Et me oleme väga tublid nende plastpudelite tagasiviijad ja üldse taare tagasiviijad, et meie jaoks võib-olla see kork annab väikese lisa juurde, et selles mõttes, aga meil on 10% on veel, et viime ikka kõik pudelid tagasi. On veel kuhu putitada. Ja, Leedus on kõige paremad tulemused, aga ütleme, et see protsendi vahe Eestiga on siuke 2%, aga jah. Tegelikult oleks tore näha, et see liiguks üle 95 võiks vähemalt kätte saada. Kus selles keskkonna jalajaljest rääkides, ma panin hiljuti tähele, Janek, et sina mingil oma sündmusel te tegite täitsa kordukasutavad numbreid ka, on ju? Ja meil oli selles mõttes hea kogemus, et meie jaoks jätkusuutlikkus on nagu ka ülioluline, et ma ütleks nii, et see ei ole trend, vaid see on nagu hädavajadus. Ja mida me tegime? Me siis tegime vanadest jooksusärkidest taaskasutatavad rinnanumbrid. Meil nüüd aprilli lõpus Janeki maratonil on kiibid, millega aega võetakse taaskasutatavad, topsid on ammu ilma taaskasutatavad. Ma ootan seda aega, kui ma saaks Coca-Colat osta 5-liitrisest pudelist, et oleks nagu taarat võimalikult vähe. Meil kogu nii-öelda pakutav toit on tegelikult nüüdsest juba taimetoit, et me oleme nagu ka seal jätkusuutlikkuse poole liikumas. Ja meil oli selline huvitav kogemus, et peale igat jooksuritust tuleb esitada aruanne jäätmete kogumise kohta liigiti. Ja meil oli märtsikuus oli laavran ja seal oli kolm prügikonteinerit oli, et oli nagu taara ja pakendi, siis oli segaolme ja siis oli need kompostitavad jäätmed. Ja nendes 3 suures prügikastis oli peale seda üritust reaalselt pool kilo prügi. Seal oli 20 banaanikoort ja siis kuna me pakkusime jooksjatele ka kommi, kommid olid kommipaberis, nad ei olnud, järgmine samm on, et me ostame lahtisid komme. Et kommipaberis ja need kommipaberid olid siis selles teises prügikastis ja paar inimest oli nina veel nuusanud. Ja see oligi nagu kogu see prügi, mis selle ürituse järgselt nagu tekkes, et ma arvan, et see on nagu see õige suund. Aga ma siin veel koputaks nagu osavõtjatele ka südame peale, et kui me vaatame igasuguse liikumisürituse seda keskkonnaalast jalajälge, siis kõige suurema osa sellest moodustab transport, osavõtjate transport. Et kui vähegi võimalik, tulge rongiga, bussiga, jalgrattaga, ühitage sõpradega transporti, et see vähendab nagu seda keskkonna mõju märgatavalt.
mitte isegi see, kas sa jagad medaleid või kui suured need medalid on, see on köömes kogu selle muu asjaga võrreldes. Aga just see transport, see vähendab jalajälge. Kui oluliseks sa pead, Janek, võistluse või siis liikumissündmuse puhul rada ja seda, kus see rada asub, ehk siis seda keskkonda, et millist osakaalu see võiks osalemisotsuse puhul mängida. Mul tihtipeale, kui ma ju olen ka lugenud neid kommentaare, eeskätt ikkagi meie enda sündmuste kohta, mis me oleme tagasi saanud, sina kogud seda kommentaariumis, siis ma vahel mõtlen, et tule eile meile, et loed kommentaari, kus öeldakse, et öö jooksul oli nii palju inimesi, ei pääsenud kuskilt liikuma või ei saanud mööda, aga vabandust, Abja-Paluoja ees lihtsalt X näide, aga Abja-Paluoja rahva jooksul, kus oli 60 inimest, seal pääses ilusti liikuma. Et see võrdlusbaas on ju, et loomulikult sa ei suuda ju, inimesed ongi väga erinevad, eks, et tuleb huumoriga võtta, aga et võrreldakse tihtipeale võrreldamatut, et metsajooksu, linnajooksuga, staadionijooksu, kergliiklusteel kulgevaga ja võib-olla ka andmata aru endale, mis siis ühe või teise sündmuse korraldamise eripärad on, et milliste mööndustega pead sa arvestama siis ühte või teist mastaapi sündmust tehes. Et kuidas sina seda asja näed, et olles ka korraldajana ja samas selle info vahendajana on ju, et kas sa vahel ise ka mõtled, et naljakas on, aga sõna peab olema vaba on ju? Ma ütleks niimoodi, et inimesed on ju toredad. Väga toredad. Et sellest ka tulevad need erinevad arvamused ja arusaamad, et toredust on väga erinevad, aga kui võtta korraldaja või jooksja seisukohast, et mis on kõige olulisem ürituse juures, on see, mis jääb stardipaugu ja finiši joone vahele. Ja mis sinna vahele jääbki, ongi suures osas rada. Et see on selle ürituse loo kand ja ürituse läbiv joon, et ma tooks näite, et aprillikuine Janeki maraton, mida me korraldame edasi-tagasi raja peal. Kõigepealt jooksid ühele poole, siis pöörad ümber ja jooksid tagasi poole. Ja võib mõelda, et kas äkki see on igav. Aga tegelikult see on eesmärgipärane valik, et me korraldamegi sellepärast, et tagasi joostes sa näed vastu tulevad inimesi, näed neid naeretavaid nägusid. Ja see annab sulle lisamotivatsiooni joosta edasi. Lisaks sa ju näed juba, sa tead, mis sind ees ootab. Öö jooksul on teistmoodi rada jällegi, et sa tead, et sul on mingisugune meelelahutus on iga natukese tagant. Sa jooksedki võib-olla sellest ühest melupunktist järgmise melupunkti enne, et see on see teine asi, mis annab seda energiat ja jõudu läbida. Aga mida raja puhul peab arvestama, et meil on väga palju korraldajaid, kes võib-olla tihtipeale püüavad kas midagi uuendada, pakkuda jälle uusi elamusi. Linnalistes keskkondades tahetakse ju näidata aina rohkem, on ju mingid maamärke, et oleks huvitav, särav. Metsarajad natukene lihtsam, seal on võib-olla teised eesmärgid. Samas Bostoni maraton ei pea iga-aastaselt muutma oma rada ja kõik tulevad, on medal ühesugune ja rada ühesugune ja kõik püüavad peale saada, on ju, et see on juba lotovõit, kui sa saad osalemagi. Et miks siis meie peame nii palju pingutama ja võimlema? Jah, kui ürituse korraldajad, kes veel ei ole korraldanud ühtegi jooksuüritust, teaks, kui keeruline ja raske see on, kui keeruline linnas ürituse korraldamine, siis ma arvan, et ükski inimene ei korraldaks liikumisürituse Eestis, et see, kuidas need tänavad kulgevad ja kogu see liikluskorraldus ja see, et sa pead ju tegelikult arvestama ka linnakodaniku soovidega, et ta pääseks küll lennujaama, küll sadamasse, küll trammi peale. Ja täpselt, et see on paratamatu, et mäletan väga hästi, kui Tallinna maraton korraldas üritust, mis suundus järsku mitte Pirita poole, aga suundus Põhja-Tallinnasse ja Õismäe suunas. Ja kui inimesed ei pääsenud, siis trammiga liikuma või pidid autoga ootama 5 minutit või 10 minutit või veerand tundi, et inimesed jookseks mööda. Ja küll sajatati, et minge korraldage metsas oma üritusi, aga olgem ausad, et erinevad üritused toimuvadki erinevatel radadel, et ongi metsajooksud, orienteerumised ja linnas toimuvad üritused, et see linnamelu on siiski hoopis teistsugune melu, ja tuleb ka arvestada tõesti sellega, et kui kusagil auku lapitakse, kusagil tunnelid ehitatakse, kusagil pannakse tee kinni, et sellepärast ka ju korraldajad muudavad oma rada ja seda võib-olla need osavõtjad tihtipeale isegi ei näe. Et ideaalne muidugi oleks see, mismoodi võib-olla
väljamaal suured maratonid on saanud algust, sama Bostoni maratongi, see toimus enne minu sündi, seda ma ei mäleta, kuidas see alguse sai, aga Valencia maraton rada pandi ju niimoodi paika, et peakorraldaja ja linnapea siis istusid ümber ühe laua ja siis linnapea küsis, et kuule, et millist rada see nüüd tahaks. Ja siis see Valencia maratoni peakorraldaja mis oleks su ideaalrada? Ideaalrada. Ja siis pandi see linnakaart nagu sinna laua peale ja näidatigi, et näed, et siit peaks nagu see rada kulgema. Ja sellel ühel päeval ongi siis Valencia linn nende jooksjate pärast. Ja Valencia maraton on üks kõige kiiremini kasvanud Euroopa jooksuüritus üldse. Ja mille pärast? Selle raja pärast. See rada on kiire, see on atraktiivne. Head lennuühendused loomulikult. Ja head lennuühendused, ilus ilm, kõik see Hispaania melu juurde veel. Aga see rada on, ma arvan, ka ülioluline osa sellest üritusest ja sellest edust. Et mis me oleme ise rääkinud ka, et tegelikult enda keskis mõelnud, et kuigi Rakvere ööjooks on nüüd 14. kord toimumisel sel aastal ja Ülemiste ööjooks tuleb 5. aasta. Et siis vaatamata sellele, et me ise hindame, et tegelikult Ülemiste oma uue kõrghoonestatud keskkonnaga, moodsa tänapäevase linnakeskkonnaga võib-olla isegi sobitub rohkem sellesse ööjooksu ideaalplaani, mida me näeme enda ees. Et kui ma ütlen naljatlemisi, et nii palju kui Eestis on võimalik, et Ülemiste City on mini Las Vegas on ju meie jaoks, et kus kõik särab ja on puhas uus linnakeskkond. Et Rakveres paratamatult, kuigi ta on oma fluidum, oma ajalugu, Tarva vägi võib-olla seal veel juures, eks, et me ikkagi toimime madalhoonestuse tingimustes, kus me peame 3 korda rohkem kätemerd tegema, kui võib-olla mujal on ju kuskilt startides, kust iganes Eiffeli torni juurest või Viini lossiväljakut, et kus juba pool elamust on selle stardikohaga või finiši kohaga tagatud, eks, eelduslikult. Et need asjad kindlasti mängivad rolli ja see ka, kus see rada siis kulgeb seal linnaruumis, et mida sul pakkuda on, eks. Ja ma olen suga täiesti nõus, aga ma küsin Mari-Liisilt, et ma tean, et sa ei ole võib-olla nii-öelda põhikohaliselt jooksja. Sa kunagi ütlesid mulle, et sulle pigem meeldib see crossfit rohkem, mäletan ma õigesti. Aga et kuidas sa ise tunnetad, kas näiteks tipu jaoks, tippvõistleja, see, kes pedestaali kohta jahib ja tavaharrastaja või isegi väheliikuv inimene, kas neid mõjutavad osalemiseks erinevad asjad? Mis võiks ühe või teise puhul olla siuke trigger? Ja Janek saab kindlasti toetada, et... No tippjooksjad, ma võin harrastajate poole pealt öelda, et jah, ma ise ei ole suure jooksukogemusega, aga kui ma hakkasin rohkem tegema sporti, crossfiti, siis kus on ka see jõutrennil on väga suur osa, siis tegelikult ma hakkasin jooksu kui spordiala väga hindama, sellepärast, et ilma selleta tulemused lihtsalt ei tule nii head. Nii et jooksu kombineerimine kõige muu juurde on tegelikult väga oluline. Jooksutel osalemisel harrastaja mõttes ma arvan, et seal on kindlasti on see, et tahaks ise ennast proovile panna. Tahaks midagi läbida ja tahaks testida oma seda sportlikku taset, et kuhu ma täna jõuan, kuhu ma pärast jõuan, et ma arvan, need on raja puhul. Mina ise eelistaks metsaseosta lihtsalt arvestades oma põlvi ja liigeseid ja kõike muud, et jah. Ja olles ka sellise Männimetsa fänn, siis ma arvan, et see võsujooks on ideaalne. Juba see lõhna, ma läks see lõhna pärast sinna, et see ja kõik see. Et see, aga... Janek, et kuidas sina hindad, et kui nüüd ütleme Eesti mõistes tippude osalemist kaaluda, et kas Rakvere ööjooksu näol on võimalik olla ligitõmbav kõikidele? Et sa pakud midagi väheliikuvale, on ju elamust tõenäoliselt seal raja ääres, toredad medalid, kinkekotti, preemiareisi ja tippudele, mida sa siis pead pakkuma, on ju hästi läbitavad kiiret rada, väheseid pöördeid, lauget rada, häid valgustustingimusi, ideaalis saate rattureid, korraliku auhinnalauda, rahalisi preemiaid, mida veel on ju loomulikult täpselt mõõdetud rada, eks, et see rada vastaks sulle lubatule. Ma tuleks korra tagasi, et mul jäi kriipima see hinge, et nagu tuleb Männimetsas joosta, et liigesed ja põlved ja et tegelikult ju jooksmine
ja ka asfaldil jooksmine ju tugevdab liigeseid ja on põlvedele just nimelt nagu hea, et selles mõttes ei ole vaja nagu karta ühte pinnast või teist pinnast või linnas jooksmist või metsas jooksmist, et selles mõttes nagu kõik jooksmised on head. Aga et mis nagu meeldib ühele ja mis meeldib teisele, siin on nagu selles mõttes, seda on nagu väga raske öelda. Selles mõttes, et kord sa tahad gaseeritud vett, kord sa tahad ilma gaseerimata vett, eks ju. Et ongi niimoodi, et vahel sa tahad ühte asja, vahel tahad teist asja. Vahel sa lähedki mõnele võistlusele selleks, et joosta oma isiklik rekord. Vahel sa lähed sinna selleks, et nautida seda melu ja keskkonda. Ehk ei ole nagu niimoodi, et me oleme nagu iga päev esmaspäevast pühapäevani täpselt samasugused inimesed, et me tahamegi vahel ühte asja, vahel teist asja. Aga jah, seal võib-olla seal päris tipus, et seal on nagu need nõuded ikkagi ühesugused, et mul on meeles, kui Tiidrek Nurme jooksis Eesti tippmargi 10 kilomeetri distantsil ja siis tuli välja, et rada ei olnud ametlikult passistatud. See ei tähenda, et rada ei olnud õige pikkusega, aga see tähendas seda, et rada ei olnud passistatud. Võib-olla see pass oli ka nii-öelda vananenud selleks hetkeks. Aga see tähendaski seda, et Tiidrek Nurme ei jooksnud Eesti rekordit. Ta küll jooksis Eesti rekordi väärilise tulemuse, aga see ei läinud nagu rekordina arvesse. Samamoodi me võime mõelda, et eks me kõik tahame aeg-ajalt Tiidrek Nurmed olla joostama isikliku rekordi. Et jah, siis tulebki nagu võib-olla mängu see distantsi korrektne pikkus. Aga ma ütleks niimoodi, et inimesed on ju erinevad, et kelle jaoks medal, kelle jaoks raja korrektne pikkus, kelle jaoks mulliga vesi, kelle jaoks mullita vesi. Kas tippvõistlejad, see on suke hästi suure üldistuse, kas tippvõistlejad jälgivad ka stardiprotokolle, et hinnata, et milline on tõenäosus näiteks väga tihedas ürituste konkurentsis saada pjedestaali kohta? Ma ei tea siis rahalist auhinnafondi pälvida või mida iganes, et kas sellist asja on või ei ole, sest tihtipeale me ise näeme oma võistlustel, et tipud registreerivad väga viimasel hetkel, et kas on siuke eksprompt otsus emotsiooni pealt või seal on mingi kaalutlus ka taga? See on väga hea küsimus, sellepärast, et ma ise olen võitnud ühe jooksuvõistluse ainult, seal oli 4 osavõtjat ja ma olin ennast 3 ülejäänust kiirem. Et ma ei valinud seda konkreetset võistlust sellepärast, et seal oleks nagu šansid suuremad olnud. Korra ma tean, ma astusin ka pjedestaalile vanuseklassi koha pealt ja siis ma sain suures paberkotis, sain punase mõõdulindi ja ma olin meelitatud, et mina pääsesin nagu pjedestaalile. Aga mis selle tippjook ja ma tõesti ei valinud ei ühte ega teist võistlust sellepärast, et seal oleks mu šansid suuremad, mis tippjooksja peas toimub, seda ma ei oska nagu öelda, et kuidas tema valib. Aga kindlasti tippjooksja jaoks ja auhinna rahaline väärtus on oluline. Et tema jaoks ikkagi ta ei ole küll elatis sõna otseses mõttes, sest professionaalsed tippjooksjad Eestis on umbes 3, aga siiski see on nagu tema jaoks oluline sissetulek. Preemia tehtava töö ja vaeva eest, eks. Et see on täiesti arusaadav, et tema jaoks tulebki seda pakkuda, aga näiliselt, kus see raha nagu tuleb, siis ma ütlekski niimoodi, et see raha tuleb osaliselt ka nende aeglasemate jooksjate taskust. Just. Sest et mida rohkem on üritusel osavõtjaid, seda atraktiivsem on üritus tegelikult ka toetajatele. Ja seda suurem on ürituse eelarve ja võimalus maksta neid rahalisi preemiaid, et ei saa nagu ühtegi üritust teha ainult mõeldes sellele tippjooksele, ainult mõeldes nii-öelda tavalisele inimesele. Siin kohal tasubki üle rõhutada, et millest me korra juba rääkisime, et tegelikult keskmise suurusega või suurte sündmuste eelarvelised kohustused on ikka reeglina, on suur pott, on sõltumatud osalejate hulgast. Ehk mida sa pead tegema, liikluskorraldus on sul ikka üks, liikluskeemide koostamine ikka teine, turvateenus ikka igasse nurka suunajatena 3 ja muu selline, eks, et tihtipeale see osalejate arvuga seotud kulutus tuleb ka partneritelt, on ju, et Neptunas ütleb, et tema toetab ja annab selle vee, annab selle mahla sinna, et inimene saaks taastuda, saaks kostitatud ja kas on siis 500 inimest või on 5000 inimest, siis toetaja paneb sellisel moel, kui vähegi võimalik, paneb õla alla. Aga muud kulud, mis on üldkulud,
teavitus, turundus, esinejad, heli, valgus, kõik seal stardikoridoris, sõltumata sellest, kas on 500 või on 5000 inimest, et on suhteliselt konstantne hulk. Ja täiesti õige, et kui sul on rohkem osalejaid, miks selle poole püüeldakse, on see, et see tervikuna võimaldab ürituse kvaliteedi tõsta kõikide jaoks. Paremad auhinnarahad, ilusamad medalid, toekam kinkekott, rohkem suunajaid, parem teeninduspunktis, mis iganes, kuni lisateenusteni välja, eks, et see on kahjuks või õnneks on see niimoodi seotud, mille peale võib-olla me tihti niimoodi isegi ei mõtle, eks. Et kulud on sul ikkagi konstantselt samad, kui sa teed mingisugust brändi või teatud taseme üritust, on ju, et me ei saa ka ööjooksu puhul öelda, et meil on see aasta oluliselt vähem inimesi, et me laseme kvaliteedis alla, et paneme ühe kõlari ja that's it, on ju, et inimestel on mingi ootused, jah? On ootused, kahjuks sa ei saa jah, nendele nagu vastupidiselt sõita, et muidu sa kaua ei kurjata. Aga ma küsiksin võib-olla niimoodi, me hakkame siin oma saateaja lõppu kenasti jõudma. Me sel aastal, Janek, ei tee, ma arvan, et sa tead, me ei tee Rakveres poolmaratoni. Aga ma ei ole kindel, kas sa mäletad, et see ei ole meil esmakordne juhus. Et meil nüüd 14. korralduskord, üks kord neist on olnud ka virtuaalne, aga et see on minu mälu järgi vähemalt 3. kord, kui me ei tee poolmaratoni. Kas sul tuleb meelde, millised need 2 eelmist ja millistel põhjustel need ära jäid olid? Mul on meeles nendest 2 korrast nagu 1, aga mul ei ole meeles enam see põhjus, et miks see ära jäi. Ja see tõesti ei ole nagu esmakordne ja selle mõttes, ma arvan, et üritusi peabki nagu proovima muuta ja vaadata, et mis toimib ja mis ei toimi. Et selles mõttes vaatame. Meil oli, ma tuletan meelde, et lihtsalt vaatajale ka, et meil oli, nüüd ma pakun juba aastat äkki 6, 7, 8 tagasi oli üks aasta, kus Rakvere linnas toimusid massiivsed teedeehitustööd. Ja väga paljud pikad, meile kasulikud, sobilikud rajalõigud olid lihtsalt üles kaevatud. Ja siis me otsustasime, et ei ole võimalik. Ja jätsime poolmaratoni ära, ülivalus otsus ja jälle palju paha meelt ja kõik, aga ei olnud võimalik. Teine kord oli nüüd COVID aegadel, minu meelest oligi see 2021, kus praktiliselt keegi midagi ei teinud, me ikka tegime, aga me hindasime, et lihtsalt poolmaratoni korraldamisega me eelarveliselt me ei saa hakkama, et see praktiliselt tõi meil sellised kohustused, osalejate huvi oli väike, võib-olla 300 inimest, palusime vabandust ja sel korral jäi see ära. Ja nüüd siis 3. kord, et eelmine aasta ka poolik oli meil oli kirjas ja eelmine aasta me saime päris palju kriitikat just raja pikkuse osas, aga lisaks sellele veel, mida eelmine aasta ka õhtul vihmas, ma panin üle pikka aja tähele, et kui võistlus on läbi, kõik on läinud, Rakvere Vallimägi on tühi ja ainult 20 korraldusmeeskonna liiget läbi ligunenud vihmas tassivad neid piirdeid, et siis lihtsalt see hetk kuidagi lõi klaariks, et natukene oma inimestele armu anda, kes on mitu päeva järjest toimetanud, hommikul varaõhtust 6 väljas ja siis tassivad neid piirdeid, on ju, et kuidas seda oma meeskonna motivatsiooni ka ülal hoida, eriti selles tingimus, et me ei tee enam ühte sündmust. Me teeme hooaja peale 10 üritust ja mul on oluline, et nad tuleksid enamustele motiveerituna hästi välja, aga see tähendab, et sa ei saa nende energiavarusid kuritarvitada selle ühe võistluse raames. Et teeme sellise vaheaasta, vaatame, kuidas see toimib, 5 ja 10. Aivar Pohlak ütleks selle peale, et tal on sildtreener, on ju, et kui on mingi vahepealne treener, siis on sildtreener nagu eelmise ja järgmise vahel ja kuidas ta läheb. Aga mis on positiivne, et poolmaratonit ta kindlasti ööjooks ei jää, nii et sel aastal esmakordsel on Ülemistel, on väga nõudlik, aga tõeliselt raju, on K2 poolmaraton, on ka tiimidele seal, nii et tasub ööjooks.ee veebilehelt käia uudistamas nii Ülemistet kui Rakveret ja Rakvere siis nagu öeldud ka toimub 1. juunil lastekaitsepäeval õhtuste startida kell 10, täiesti uus rada, uus võistluskeskus ja neile, kes on olnud talvisel Rakvere ööjooksul, kindlasti tuleb see tuttav ette, Sporditänav, selle kohta on info juba üleval, Rakvere spordikeskuse veerel küljel ja 5-kilomeetrine ring, nii et tuleb igati uhke. Ja kui rääkida võib-olla uuendustest ka natukene, siis sel aastal lausa esinejad tulevad meil 2 säravat naist ansamblist pop-duost Öed, 2 Saare Piigat, nii et panevad rulli ja Martin, mis sa teed?
panevad rahva, ma usun, seal möllama ja tuleb igati heal tasemel 20+ elamuspunkti ka 5-kilomeetrisel ringil. Nii et on sussisahistajaid, tantsijaid, koore, 3 orkestrit, DJ-sid. Mari-Liis juba mõtleb, et võiks vist nagu see aasta tulla. Ja tuleb kindlasti väga äge särk ja väga äge medal, nii nagu ööjooksul on kohane ja siis natukene hilisema Rakvere kohta stardiga kell 10, et kuna poolmaratoni ei ole. Ja lastejooksud, Käpi lastejooksud siis 7:30. Et sellise sihukese mõnusa lõtkuga me seal liigume. Aga küsin teilt lõpetuseks. Me oleme nüüd sealmaal, et kas teie tahate midagi küsida või mis teil on hinge peal? Praegu on võimalus öelda ja või küsida ja me loodame, et 1000 inimesed vaatavad või laevad siis meie podcasti alla hilisemalt Spotify'st. Ma võib-olla siia spordi teema juurde, jooksude teema juurde tooks tegelikult päevakohase aktuaalse teema ka, mis on meie jaoks praegu laual. Mis ähvardab meid selle suhkrumaksu teemal, et kuidas mõjutab sponsorlust toetust, et suhkrumaks iseenesest võib-olla vale sõna, et magustatud jookide maks. Et määrad, millega nüüd välja tuldud on, need on maailma kõige kõrgemad. Meie jaoks tähendab see seda, et ja kogu selle joogitööstuse jaoks, et kuna me võtame, kui see nüüd kehtestatakse ja me võtame sellise kohustuse endale nende maksude näol, siis tõenäoliselt saavad ka tuleviku investeeringud kannatada selles mõttes ja tõenäoliselt ettevõtted hindavad ka üle, mida nad saavad toetada, keda nad saavad sponsoreerida. Ja kahjuks, see on ka esimene asi tegelikult, mis tõenäoliselt nagu see turunduse poole pealt, mida on nagu maha võtta. Kust on lihtne võtta ilma, et põhitegevus kannataks, on ju, see on selge. Et selles mõttes sellest maksust räägitakse küll, ütleme sellises tervisevaates, aga magustatud jooke kogu päeva suhkrukogus magustatud joogid moodustavad 5% ainult sellest, nii et... No, meil on Taani näited, meil on Portugali näited, mis tegelikult on vastupidised sellele, mida praegu väidetakse, eks? See on jah, et selles mõttes, et see tarbimine tõenäoliselt langeb, sellepärast, et hind tõuseb, aga ta otseses mõttes ta ei muuda seda, ütleme, seda tervisekäitumist selliselt, nagu valitsus seda ootab. Et me kõik ju teame tegelikult, mis sellist sportlikkust, tervislikkust muudab, et seal on oluliselt rohkem elemente kui ütleme selline üks magustatud jook, et liikumine, üldse see üldine teadlikkus. Kodune eeskuju kindlasti, eks? Eeskuju, toitumine, isegi uni, vaimne tervis, et kõik need asjad. Et selles mõttes, et lihtsalt oleks kahju loobuda, ütleme, oma sponsorlutest ja toetustest. Nii et olgu siin öeldud, et kõik asjad maailmas on omavahel seotud, et raha hulk on ikkagi konstantne, kus midagi teha saab, eks, ja nii ta on. Aga me selle nukra noodiga hetkel küll lõpetada ei taha, eks, et meil on 2 asja, mis vajab ära õiendamist. Üks asi on, me tahame kindlasti rääkida paar sõna linna džunglist, sellest liikumissarjast, ja teine asi, mis on meil igas selles meie podcasti segmendis olnud, on sooduskood. Me oleme igas saates andnud sooduskoodi, mis siis kehtib täpselt faili või siis podcasti üleslaadimise hetkest 5 päeva ja millega saab 20% soodsamalt registreerida Eesti ööjooksule Rakveres. Ja pange nüüd tähele, kõrvad kikki, meie sooduskood Rakvere ööjooksule on RAKJOOKS20 kokku, RAKJOOKS 20 nagu Rakvere jooks, aga lihtsalt RAKJOOKS 20 ja kehtib see 5 päeva, tagab 20% soodustuse. Niigi usun täiesti mõistlikest osalustasudest, et kasutage seda võimalust. Paremat enam ei tule, sest kohe on juba 1. juuni. Me oleme Rakveres juba püstolid paugu jaoks stardijoonel valmis hoidmas ja RAKJOOKS 20, nii et kes vähegi mõtleb, kaalub ja on kunagi osalenud, siis tasub uuesti tulla. Et see olgu nüüd maha öeldud. Aga linna džungel. Käin kiiresti üle, sest see info on kõik kättesaadav ööjooks.ee kodulehelt, kenasti avalehelt leitav. Üle pika aja, üle mitmete aastate teeme taaskord sarja, kuhu on siis liidetud 5 meie suuremat linnalist jooksuüritust. On Rakvere ööjooks, on KFC Südasuve Challenge Pirital, on Ülemiste ööjooks, on Maardus City Run, mis kuulub selle aastal ka Eesti linnajooksude sarja ja on Elke Tallinn Run, mis toimub Noblessneris ehk 5 üritust.
ja mis on siis sarja mõte, on loomulikult see, et kõnetada ühte inimest tervikuna läbi 5 sündmuse, selmet, et siis tegeleda iga ürituse eraldi tutvustamisega samale inimesele. Ja et motiveerida siis inimesi regulaarselt liikuma, et oleks läbi suve, hilissuveni või varasügiseni välja motiveerivaid eesmärke sündmuste näol, on kuni 25. maini, käesoleva aasta 25. maini võimalik sarjale registreerudes saada läbivalt kõikidele nende sündmustele kõige soodsamate osalustasudega ja sarja läbinuna võib käsitleda juba vähemalt 3 üritusel registreerunut või 4 või 5, et vastavalt mida rohkem sündmusi siis selle etappi või 5 etapi seas valid, seda suurem on auhinnafond, aga soodustus läbivalt on tagatud igal juhul, alates juba 3 vabalt valitud sündmusest selle sarja raames. Et selline mõte, vaatame, kuidas käima läheb, igal juhul tahame teha, tundus mõistlik. Ma ei tea, Janek, sa saad kommenteerida, sina oled neid sarju näinud küll igasuguseid, ette ja taha. Vabandust, köha ei ole üldse selle sarjaga. Et tegelikult kui ma mõtlen nagu nende ürituste peale, siis mis on nagu ürituse juures kõige olulisem on nagu see lugu, mis üritusega seondub ja haakub, et seda, et ööjooksul on oma kindel lugu, seda me ju teame. Ja mulle tundub, et see nimetus linna džungel seob tegelikult kõik need üritused väga ilusasti kokku. Kui me mõtleme selle peale, mis liikumisürituste vallas nagu toimub, et linna orienteerumine tegelikult on ju viimaste aastate trend, kui me vaatame piiri taha, siis nii-öelda city trailid või nagu linnas toimuvad maastikujooksud on ka olnud ju täielikult trend. Et see linna džungel on nagu üks osa sellest trendist tegelikult, et me ikkagi oleme järjest rohkem linna inimesed, liigume linnas. Ja linn on just see, mis meile neid elamusi pakub, et kas me teeme seda Maardus, Ülemistes, Piritalu, Võsul või Rakveres, et selle ei ole nagu tähtsust, et linnad on erineva iseloomuga. Et minu arust nagu see teema on väga hea ja ootan põnevusega. Sa oled väga oodatud ka osalema, Mari-Liis. Mina ütlen, ma pole aastaid juba Maardusse sattunud, ma tahaks näha, mis arengud seal on toimunud, mitte hea meelega jookseks sealt läbi ausalt. Meil korraldajatena on seal täiesti lust teha, et meid oodatakse, tahetakse, inimesed on soojad ja ülimugav Tallinna külje all, kus elab nii suur osa populatsioonist, et see on tõesti, et aga muidu ju ei kipu sattuma sinna, eks. Nii et sellega, ma arvan, head sõbrad, tänaseks lõpetame, andsime ülevaate, rääkisime natuke laiemalt, peaaegu morbiidset limonaadi maksust, aga loodame, et nii hull ei tule. Tulge liikuma ükskõik millise korraldaja sündmusele sel suvel, sel sügisel, liikuge koos peredega, sõpradega, uskuge see emotsioon, mis finišis saate, ülihea tasub vaeva nägemist. ööjooks.ee, kohtume teiega peatselt. Tšau!